Neile, kes ei tea, rohkem kui 1400 aastat tagasi juhtus maailmas kliimaga midagi, mida tolleaegsed inimesed ei osanud seletada. Aastal 536 märkasid inimesed Euroopas, Lähis-Idas ja mõnes Aasia osas, et päikesevalgus nõrgenes järsku. Seda oli taevas endiselt näha, kuid selle valgus oli kahvatu ja tuhm. See oli nagu päike, mida katab paks pilv, kuigi tormi ei olnud tulemas. Rooma ajaloolane Prokopios kirjutas, et päikesevalgus oli peaaegu nagu kuuvalgus. Cassiodorus teatas, et selle soojus oli nõrk, keskpäeval oli vähe varje ja tundus, et aastaaegade tavaline kulg oli häiritud. Päike ei kadunud täielikult. Juhtus see, et atmosfääri ülaosas oli väga palju väikeseid osakesi, mis blokeerisid osa päikesekiirtest. Kuna maapinnani jõudis vähem soojust, läks ilm järsku külmaks. Esines isegi öökülma, kuigi polnud talv. Mõnes kohas hävisid taimed enne saagikoristust. Kui saaki on vähe, saab varutud toit kiiresti otsa. Hinnad tõusevad, inimesed jäävad nälga ja nende keha muutub haigustele vastuvõtlikumaks. Seda ei kogenud ainult üks riik. Hiinast on olemas vanu andmeid ebatavalise külma, hilinenud saagi ja halva ilma kohta. Euroopas teatati samuti nõrgast päikesepaistest ja külmast suvest. See näitab, et tegemist polnud lihtsalt tavalise kohaliku ilmamuutusega. Kuid sajandite jooksul ei teadnud keegi, mis tegelik põhjus oli. Tollal polnud satelliite ega kaasaegseid ilmajaamu. Inimestel polnud ka võimalus teada saada, kas teisel pool maailma oli toimunud mõni suur katastroof. Aja jooksul said nad siiski teada ka põhjuse. Tõendeid juhtulu kohta ei leitud ainult vanadest kirjadest. Sel on selged jäljed ka puude sees. Igal aastal, mil puu elab, lisab ta oma tüvele uue kihi. Kui puu maha raiuda, on neid kihte näha järjestikuste ringidena, mida nimetatakse aastarõngasteks. Kui ilm on hea ning vett ja päikesevalgust on piisavalt, kasvab puu kiiremini. Tavaliselt on siis moodustuv aastarõngas laiem. Kui on väga külm, kuiv või halvad tingimused, aeglustub kasv. Siis on aastarõngas kitsam. Seetõttu on puu nagu looduslik arhiiv. Iga aastarõngas sisaldab teavet ilmaolude kohta. Aastal, mil see moodustus, oli üks selle uurimise eestvedajaid Mike Bailey Queen's University Belfastist. Ta alustas füüsikaga, enne kui asus tööle dendrokronoloogia alal, mis on aastarõngaste uurimine ja dateerimine. Tema meeskond ühendas mustrid elus puudelt, vanalt puidult hooletes, arheoloogilistelt leiukohtadelt ja tammepuudelt, mis olid säilinud märgaladel. Kui kahe erineva puidu laiemate ja kitsamate aastarõngaste mustrid kattuvad, saab nende andmeid omavahel ühendada. Sellel viisil suutsid nad koostada katkematu ajajoone, mis ulatub tuhandete aastate taha minevikku. Kui nad uurisid ajajoone osa, mis vastab 600 sajandi keskpaigale, märkasid nad midagi selgelt. Iiri tamme aastarõngad kitsenesid järsult aastal 536. Pärast seda oli kerge paranemine, kuid järgmistel aastatel langes see taas. See tähendab, et toimus tugev sündmus, mis takistas puude normaalset kasvu. Ja see probleem ei ilmenud ainult Iirimaal. Sarnaseid märke aastarõngastes on leitud Soomest, teistest Euroopa piirkondadest, Siberist ja Põhja-Ameerikast. Tšiilis täheldati samuti suurt langust puude suvises kasvus. Need piirkonnad asuvad üksteisest kaugel. Neil ei ole sama kliima ega ka samad puuliigid. Aga peaaegu samal ajal ilmnes neil kõigil tugev stress. Mõles proovis märkasid teadlased isegi niinimetatud külmakahjustusi. Rakud, mis tavaliselt tekivad külmal ajal, ilmusid puuringi osas, mis oleks pidanud moodustuma soojematel kuudel. See on puude selge ja arusaadav sõnum. Äkiline tugev külm saabus ajal, mil see ei oleks pidanud juhtuma. Ajalookirjanik David Keyes märkas selle tõendi olulisust pärast seda, kui ta 1994 aastal kuulis uurimistööst puuringide kohta. Ta hakkas otsima võimalikke seoseid põudade, näljahädade, rände, sõdade, epideemiate ja ühiskondade kokkuvarisemisega 6. ja 7. sajandil. Ta rääkis paljude teadlastega erinevatest valdkondadest ning võrdles teaduslikke tõendeid vanade ajalooliste allikatega. Keyes usub, et 6. sajandi keskpaiga kliimakatastroof oli üks neist sündmustest, millel oli ajaloole suur mõju. Aga selliste väidete puhul tuleb olla ettevaatlik. See ei tähenda, et üksainus kliimasündmus oleks otseselt iga sõja, epideemia, rände või kuningriigi languse põhjuseks. Sel ajal oli paljudel ajaloolistel sündmustel mitu koosmõjuvat põhjust, näiteks poliitika, majandus, toit, haigused, kaubandus ja juhtide otsused.
siiski on kaasaegsed uuringud selgelt näidanud, et tõepoolest toimus ulatuslik ja tugev jahenemine. Praeguse paljude teadlaste seletuse kohaselt on kõige tõenäolisemaks põhjuseks suured vulkaanipursked. Kui purskab väga suur vulkaan, võib see paisata väävelgaasid kõrgele atmosfääri. Seal muutuvad need väikesteks aerosoolideks, mis suudavad peegeldada osa päikesevalgusest tagasi kosmosesse. Pole vaja, et kogu maailm oleks paksu tuha all mattunud. Piisab sellest, kui vulkaanilised aerosoolid levivad atmosfääri ülaossa, et päikesevalgus nõrgeneks ja temperatuur väga suures piirkonnas langeks. Jääsüdamikud ja puuringid näitavad, et tõenäoliselt ei toimunud ainult üks purse. Suured vulkaanipursked olid umbes aastatel 536 ja 540 ja võimalik, et veel üks purse toimus aastal 547. Kuna need pursked toimusid järjestikku, ei taastunud kliima kohe normaalseks. Algas pikem külm periood, mida mõned teadlased nimetavad nüüd hilisantiigi väikeseks jääajaks. Pole endiselt kindel, milline vulkaan põhjustas esimese purse aastal 536. On pakutud erinevaid asukohti, kuid pole veel ühtset vastust, mida kõik aktsepteeriksid. Seega pole kindel väita, et just Krakatoa või mõni konkreetne vulkaan oli selle põhjuseks. Kinnitatud on see, et toimus väga tugev vulkaaniline aktiivsus, mis paiskas atmosfääri palju väävliosakesi ja põhjustas põhjapoolkeral tugeva jahenemise. Iirimaal langes sellel ajal kokku granogide ehitamise suurenemine. Need olid elamud või kaitserajatised, mis ehitati väikestele tehislikele saartele järvedes. Bali pakkus välja, et see võib olla seotud toidupuudusest ja rasketest tingimustest tingitud rahutustega. Kui saak ebaõnnestus, võisid inimesed olla sunnitud lootma kalapüügile, jahile ja igasugusele toidule, mida ümbrusest leida oli. Aga ainult granogid ei ole piisavad tõestamaks, et kliima oli kõigi konfliktide otsene põhjus. Võimalik on ka see, et need ehitati turvalisuse, võimu, eluaseme või muudel kohalikel põhjustel. Nüüd süveneme veelgi rohkem loosse. Loo selgem osa on järgmine probleem. Esiteks nõrgenes päikesevalgus. Seejärel saabus tugev külm ja saakide hävimine. Seejärel tekkis toidupuudus ja kogukondadele avaldati veelgi suuremat survet. Ja vaid mõned aastad pärast kliimakriisi algust saabus 541 aastal Justinianuse katk. See levis Vahemere piirkonnas ja teistes regioonides ajal, mil paljud ühiskonnad juba silmitsi seisid nälja, segaduse ja nõrgeneva majandusega. Tollal elanud inimesed ei näinud katastroofi põhjustanud purse. Nad ei teadnud ka, et väikesed osakesed ühest kaugest vulkaanist võivad levida atmosfääri ja muuta paljude riikide kliimat. Nad nägid ainult päeva, mis kaotas oma endise valguse ja maailma, mis muutus äkitselt külmemaks, näljasemaks ja ohtlikumaks. Sellest hoolimata, kui saagid vähenesid, oli üks võimas impeerium keset suurt muutust. See oli Ida-Rooma impeerium, mida nimetatakse ka Bütsantsi impeeriumiks. Rooma ei olnud enam ammu selle impeeriumi võimukeskus. Uus pealinn oli Konstantinoopol, rikas linn, mis asus Euroopa ja Aasia piiril. Siit läbisid paljud laevad, kaupmehed, sõdurid, toit ja tooted, mis saabusid maailma eri paigust. Sel ajal valitses keiser Justinianus. Tahtis taastada impeeriumi kontrolli all Rooma endised läänealad. Tema sõjakäigud olid suured. Tema valitsusel oli palju projekte ja jätkus suurte hoolete ehitamine. Aga samal ajal, kui ta püüdis impeeriumi tugevdada, märkasid tolle aja inimesed taevas kummalist nähtust. Üks neist oli Johannes Efesosest, kristlik piiskop ja ajaloolane. Tema kirjutiste kohaselt tee valgus mitmeks kuuks nõrgaks. Seda oli korralikult näha vaid teatud osadel päevast ja isegi siis oli selle kuma kahvatu. Tegemist ei olnud kaasaegse teadlasega, kes kasutaks instrumente, vaid inimene, kes kirjeldas oma põlvkonna nähtut ja kogetut. Sarnane aruanne pärineb ka Cassiodoroselt, Rooma ametnikult, kes elas Itaalias. Ta kirjutas, et nad kogesid kevadet, millel peaaegu puudus tavaline soojus ja suve, mis jäi külmaks. Talupojad olid mures pideva külma tuule ja suure külmaohtlikkuse pärast. See takistas nende põllukultuuride kasvu. Need aruanded on olulised. See on märkimisväärne, sest iidsetel kirjutajatel polnud tavaks iga ilmamuutust üles märkida. Kui nad kirjutasid mõnest loodusnähtusest, siis tavaliselt seetõttu, et see oli erakordne ja mõjutas tugevalt. Oli veel üks Rooma ajaloolane nimega Prokopios. Ta ütles, et päikesevalgus oli kummaline ja justkui nõrk.
samal ajal jätkus sõda ja teised probleemid impeeriumis. Kui ühendada Prokoopiose, Kassiodoruse ja Efesose Johannese kirjutised, siis selgub, et see polnud lihtsalt tavaline pilvine nädal või tavaline külm aastaaeg. Seda kogeti pikka aega Vahemere ja Lähis-Ida erinevates piirkondades. Ja mitte ainult Rooma allikates pole selliseid lugusid. Ida-Aasias on samuti ülestähendusi äärmuslikust külmast, hävinud saagist, ebatavalisest tolmuvihmast ja toidupuudusest. Hiinast on teateid, mis kirjeldavad kollast ainet, mis langeb taevast nagu lumi. Pole kindel, kas kõik need raportid viitavad samale osakese tüübile. Võimalik, et mõned neist olid tolmutormid, vulkaaniline materjal või mõni muu kohalik ilmastikunähtus. Kuid toidu- ja kliimaprobleemide samaaegne ilmnemine näitab, et toimuvad ulatuslikud muutused. Jaapanis näitab üks iidne määrus, kui oluline oli toit kriisi ajal. Selle mõte on lihtne. Kullal, rahal või vääriskividel pole mingit väärtust näljase ja külmetava inimese jaoks. See näitab, et probleem ei seisne ainult loo eriskummalises värvis. Suurem oht peitub maas. Kui saak hävib, ei jätku teravilja peredele, sõduritele ega linnadele. Kui varud vähenevad, tõusevad hinnad. Rikkad saavad endiselt osta, kuid vaesed jäävad esimestena nälga. Suurtes linnades nagu Konstantinoopol peab toit jätkuvalt mujalt kohale jõudma. Kui tootmise, transpordi või kaubateedega tekib probleeme, võib väga palju inimesi mõjutatud saada. Siin muutus see veelgi olulisemaks. Küsimus on, mis suudab põhjustada samaaegselt ebatavalisi tingimusi kaugetes piirkondades? Tol ajal arutasid mõned teadlased 3 suurt võimalust. See võis olla asteroid, komeet või väga võimas vulkaanipurse. Esmapilgul tunduvad asteroid või komeet võimalikud. Kui mõni suur objekt kosmosest maaga kokku põrkaks, võiks see puruneda ja paisata üles tohutul hulgal kive, mulda ja prahti. Kui need jõuavad atmosfääri ülaossa, võivad need blokeerida osa päikesevalgusest. See on üks põhjusi, miks kokkupõrgeteooriat on kaua uuritud. Aga objekt, mis maad tabab, peab olema väga suur, et mõjutada paljude piirkondade kliimat pikema aja jooksul. Asteroid on suur kivi, mis tiirleb kosmoses. Komeet koosneb jääst, tolmust ja kivist. Kui see päikesele läheneb, kuumeneb selle pind ja tekib hele saba, mida on maalt näha. Kui tohutu suur asteroid või komeet maaga kokku põrkab, selle mõju ei piirdu ainult päikese hämardumisega. See jätab maha suure kraatri, põhjustab tohutu plahvatuse. Laiad alad kogevad tugevaid maavärinaid ning kokkupõrke kohale lähedal asuvad kogukonnad võivad põleda või hävida. Kui see peaks aga ookeani kukkuma, võib see tekitada tohutut tsunami, mille lained tabavad rannikualasid ja jätavad endast maha selged jäljed ulatuslikust hävingust. Kuid 6. sajandist ei ole teada ühtegi piisavalt suurt kraatrit, mis suudaks seletada toimunud jahelemist. Samuti puuduvad selged arheoloogilised tõendid selle kohta, et tol ajal oleks maailma rannikualasid tabanud samaaegselt tohutu tsunami. Ja kuigi paljud iidsed ülestähendused räägivad nõrgast päikesest, külmast ja toidupuudusest, ei kirjelda need selgelt midagi tohutut, mis oleks taevast alla kukkunud. On raske ette kujutada, et kokkupõrge, mis on piisavalt tugev kliima muutmiseks, jääks ükskõik millisele tsivilisatsioonile märkamatuks. Mõned teadlased on varem oletanud, et komeet võis plahvatada atmosfääri kohal ega jõudnudki maapinnale. Sellisel juhul ei pruugi tekkida suurt kraatrit. Aga see jäi siiski hüpoteesiks, sest sellel puudus piisav füüsiline tõendusmaterjal, et saada peamiseks seletuseks. On olemas vanu uuringuid, mis käsitlesid võimalikku komeedisündmust, kuid hiljem saadud tõendid vulkaanipursete kohta olid tugevamad. On veel üks probleem kokkupõrgeteooriaga. Asteroidi või komeedi kokkupõrge jätab tavaliselt maapinnale erilisi materjale. Nende hulka võivad kuuluda suured kogused teatud metalle, löögist moondunud mineraalid, väikesed sulakiviosakesed või osakesed, mis pärinevad kosmosest. Praegu ei ole 6. sajandi keskpaigas selget kihti, mis tõestaks tohutut kosmilist kokkupõrget. Samal ajal on jääst leitud teistsugust materjali samast perioodist. Väävel. Gröönimaa ja Antarktika jääsüdamikest leidsid teadlased kihid, mis näitavad, et 6. sajandil toimusid suured vulkaanipursked. Jääsüdamik on pikk jäätükk, mis võetakse liustiku sügavatest kihtidest. Aastate jooksul kuhjuv lumi surub ja salvestab endasse atmosfäärist pärit väikesed osakesed. See on nagu pikk maa endise õhu arhiiv. Kui ühes kihis ilmub palju sulfaate,
on see tugev märk sellest, et selle jääosa moodustumise ajal toimus suur vulkaanipurse. See on tõend, mida asteroidi teooria ei suuda anda. Atmosfääris pole lihtsalt tolmu, vaid selle keemiline koostis viitab vulkaanilisele tegevusele. Kaasaegsete uuringute kohaselt on selged vulkaanilised signaalid seotud tugevate jahenemissündmustega aastatel 536 ja 540. Need pursked sobivad paremini kokku nõrga valguse, külmade suvede ja sellele järgnenud taimede kasvuprobleemide kirjeldustega. See ei tähenda, et roomlased nägid ise vulkaani. See võis olla Konstantinoopolist ja Itaaliast väga kaugel. Võimalik, et ka inimesed vulkaanipurske piirkonnas ei teadnud, kui laialdane selle mõju saab olema. Rooma impeeriumi inimesed nägid ainult tagajärgi. Kummalist taevast, külma ilma ja kasvavat ohtu nende toiduvarudele. Võimalike põhjuste nimekiri muutus järjest lühemaks. Pole suurt kraatrit, pole selget ülestähendust maailma muutvast kokkupõrkest. Pole piisavalt jäldi tohutust tsunamist, aga iidsetes jääproovides on väävlit ja mitmest piirkonnast pärinevad kliimaandmed kattuvad. Nii et kui asteroidide ja komeetide teooria nõrgeneb, muutub üks seletus aina tugevamaks. Puhkes tohutu vulkaanipurse, kuid selle täpne asukoht jäi suureks mõistatuseks. Kuid kõik küsimused ei kadunud kohe. Tol ajal oli veel üks teooria. Võib-olla ei kukkunud kogu komeet maale. Võimalik, et see jagunes mitmeks tükiks ja plahvatas samaaegselt atmosfääris. Seda nimetatakse õhupurskeks. Üheks näiteks on Tunguska sündmus Siberis 1908. aastal. Midagi kosmosest plahvatas enne maapinnale jõudmist. See ei tekitanud suurt kraatrit, kuid lööklaine murdis maha tohutult palju puid. Selle tõttu arvas Mike Bailey, et võib-olla plahvatas 6. sajandil korraga palju komeeditükke. Kui uurida ja atmosfääri jäi palju väikseid osakesi, need võisid päikesevalgust nõrgendada. Ta proovis isegi oma teooriat ühendada legendidega kuningas Arturist. Mõnes loos öeldakse, et tema kuningriik muutus kuivaks ja hävis. Samal ajal kukkus taevast alla hävitavaid asju, kuid selline tõendusmaterjal on nõrk. Lood kuningas Arturist on kirjutatud ja muudetud sajandite jooksul. Pole ka kindel, kas ta üldse päriselt elas, millal ta suri ja millised detailid on tegelikult tõesed. Seetõttu ei saa legendi komeedist pidada kindlaks tõendiks. Olulisemad on füüsilised tõendid, näiteks proovidest, mis on võetud iidsetest jääkihtidest. Kosmilise materjali piisavalt jälgi ei leitud, mis tõestaks ulatusliku komeedi pommitamist. Seega, kuni uurimistöö jätkub, see teooria nõrgenes veelgi. Otsingud viisid nüüd palju keerulisema küsimuseni. Milline vulkaan purskas? David Keyesi esialgse uurimise ajal uskus ta, et sobiv asukoht võib olla maailma troopilises osas. Võimas purse ekvaatori lähedal võib levitada vulkaanilisi aerosooli osakesi väga laialdases atmosfääri piirkonnas. Kagu-Aasias on palju suuri vulkaane. Neid võib näha Sumatral ja Javaal, samuti Filipiinidel ja Jaapanis. Seetõttu uuris Keyes neid. Vanaja ülestähendused sellest piirkonnast. On olemas üks Hiina ülestähendus aastast 535, mis ütleb, et edelast kostis väga vali heli. Sellel ei ole midagi muud kirjutatud, näiteks välgu või tavalise tormi kohta. Võimalik, et väga võimas vulkaanipurse oli kuuldav ka kaugelt. Kui helilaine liigub, kaovad kõrged ja teravad helid. Alles jääb madal mürin, mis meenutab kauget äikest. Kuid ühest helist ei piisa, et teada saada, kust see pärineb. Keyes leidis ka ühe loo. Jaapani kroonikate kogumikust, mida nimetatakse kuningate raamatuks, leiti kirjeldus tugevast müristamisest, maa värisemisest, sügavast pimedusest, tormist ja suurest üleujutusest. Lugu räägib ka sellest, kuidas suur maa-ala jagunes kaheks ja tekkis vahemaa Java ja Sumatra vahel. Keyesi arvates võib see olla mälestus tohutust vulkaanipurskest. Java ja Sumatra vahel asub tuntud vulkaan Krakatoa. Krakatoa on kuulus oma 1883 aasta purse tõttu. Selle purse oli väga võimas ja see põhjustas suuri tsunamisid. Üle 36 000 inimese hukkus, enamik neist lainete tõttu, mis ründasid rannikualasid. Pärast purset varises suur osa vulkaanist kokku. Järgmistel aastakümnetel kerkis merest uus vulkaanisaar. Seda nimetati Anak Krakatau, mis tähendab Krakatoalast. Selle varasema purse tohutu suuruse tõttu pidasid uurijad võimalikuks, et seal võis iidsetel aegadel toimuda veelgi suurem purse. Krakatau ümbrusest leiti ka paksu vulkaanilist setet. Võimalik, et need pärinevad ühest vanast purskest, mis oli tugevam kui see, mis toimus 1883 aastal.
uurimisrühm läks saartele otsima söepruuve vulkaaniliste kihtide vahelt. Söel on tähtis roll, sest see tekib siis, kui puit kiiresti põleb ja kattub tuha või kivimiga. Seda saab kasutada radiosüsiniku meetodil dateerimiseks, et teada saada, millal purse toimus. Kuid seda on raske leida. Suur osa iidsest vulkaanist asub mere all. Kaevamiseks sobivaid alasid on vähe, ainult aktiivsetes piirkondades. Samuti ei kasva puud alati pikka aega, enne kui need uue vulkaanilise materjali alla mattuvad. Meeskond sai mõned söeproovid, aga nad ei leidnud piisavalt proove otse peamisest purskekihist. Nende saadud proovid olid kihtidest selle peal ja all. Pealmine kiht pärineb hinnanguliselt umbes aastast 1215. Sügavam proov aga pärineb umbes 6600 eekon ristun. See tähendab, purse toimus väga laia ajavahemikku. See hõlmab ka 6. sajandit, kuid see ei tõesta, et purse tõepoolest toimus 535 või 536 aastal, nagu vanas dokumentaalis väideti. Tulemused näitasid, et see justkui toetas veelgi Krakatoa teooriat, kuid tõendid ei ole nii tugevad. Kuupäevade vahe on väga suur. Justkui öeldaks, et mingi sündmus jäi tuhandete aastate vahele. See ei ole piisav, et näidata täpset aastat või isegi täpset sajandit. Probleem on ka Bukov-Bukood versiooniga, mida teoorias kasutati. Teooria kokku alles 19. sajandil. Kuigi võib-olla põhineb see vanematel lugudel. Ei ole selge, kui täpne on kuupäev ja mida need iidsed detailid tegelikult ütlevad. On olemas uurijaid. On ka neid, kes ütlevad, et see võidi valesti 535. aastasse paigutada. Selle loo kuupäeva tõttu ei pea kaasaegne teadus Krakatoat esimese suure purske tõestatud põhjustajaks. Uuemad geoloogilised uuringud Sunda väinas ei ole leidnud tugevaid tõendeid selle kohta, et tol ajal oleks toimunud tohutu Krakatoa purse. Seega on vale öelda, et kindlasti Krakatoa purskas aastal 535. Täpsem vastus on see. Endiselt ei ole kindel, milline vulkaan põhjustas esimese purske 535. aasta lõpus või 536. aasta alguses. On tehtud uusi uuringuid. Need näitavad, et võis toimuda rohkem kui üks purse. Need juhtusid peaaegu järjestikku. Võimalik, et põhjapoolkeral oli mitu vulkaani, mis purskasid samal ajal või ajaliselt üksteisele üsna lähedal. Ja sellega probleemid ei lõppenud. Umbes aastal 540 toimus veel üks väga tugev purse. Tõenäoliselt oli selle päritolu troopikas. See pikendas külmaperioodi veelgi. Mõnikord on El Salvadoris asuvat Ilopango vulkaani peetud selle purske võimalikuks allikaks. Mõned uuringud paigutasid selle suure purse aastatesse 539 või 540, kuid uuemad uuringud dateerivad selle hoopis umbes aastasse 431. See tähendab, et on endiselt vaidlus Ilopango täpse kuupäeva üle ja selle seose üle teise kliimašokiga. Selge on see, et lugu ei seisne ainult ühes vulkaanis ja ühes purskes. Tõenäolisem on, et toimus järjestikuseid purseid vaid mõne aasta jooksul. Igaüks lisas atmosfääri uut vulkaanilist materjali enne, kui eelmise purske mõju täielikult kadus. Kui tugev purse saadad väävligaasid stratosfääri, võivad seal moodustunud aerosoolid püsida kaua. Kui järgneb veel üks purse, suureneb päikesevalguse tõke veelgi, nagu haav, mis pole veel paranenud, aga saab uuesti viga. Selle tõttu ei taastu normaalne kliima kohe. Jätkuvad jahedad suved, toidutootmine väheneb ja kogukondadel on raskem taastuda. Samas ei saa öelda, et ainult vulkaanid kukutasid kuningriigid või põhjustasid kõik sõjad tol ajal. Igal regioonil oli oma tootmine, võimuvõitlus, sõjalised konfliktid, kõrged maksud, rahvasteränne ja muutused kaubanduses. Kuid kliimakriis süvendas paljusid neist probleemidest. Kui toitu on vähe, rahutused tekivad kergemini. Kui majandus on nõrk, on raskem rahastada armeed ja valitsust. Kui inimesed on näljas ja nõrgad, tabavad haigused neid kiiremini. Ja kui see kõik juhtub korraga paljudes kohtades, muutub ajaloo käik. 6. sajandi müsteeriumi kõige olulisem avastus on see, et komeeti pole tõestatud põhjuseks. Pole ka tõestatud, et Krakatau oli ainus süüdlane. Kõige tugevamad tõendid viitavad järjestikustele suurtele vulkaanipursetele, sealhulgas ühele seni tuvastamata purskele aastal 536 ja veel ühele väga võimsale purskele vaid mõni aasta hiljem. Võib-olla me ei tea veel kõigi vulkaanide nimesid, kuid nende mõju on selge. Vaid lühikese aja jooksul toimusid pursked kaugetes paikades, mis saatsid materjali atmosfääri üleossa.
Seejärel aastaid järjest kogesid miljonid inimesed külma ilma, toidupuudust, haigusi ja rahutusi. Isegi kui nad ei näinud ega teadnud, kust katastroof alguse sai. Kauge vulkaan võib jääda linnast nähtamatuks, kuid kui selle porse on piisavalt võimas, võib selle suits muuta kogu maailma elu.